Armastuse teemal olen ma juba üliammu tahtnud midagi kirjutada. Alati tundus taoline pealkiri aga liiga lai, suur, hoomamatu. Sõna armastus tundus liiga tähtis, et sellest üldse midagi kirjutada. Tunnen, et nüüd ma olen valmis. Nagunii ei saa ühe blogipostitusega sellist aegade algusest saati üheks peamiseks filosoofilise arutelu teemaks olnud sõna lahti seletada. Samas tahan ma ikkagi sellel teemal kirjutada. Pärast iga blogipostitust on kajastatud teema minu elus kuidagi paremini ilmnema hakanud või kuidagi mingi lahenduse saanud, sest ma olen sellele teemale pikemalt ja suure energiaga keskendunud, seda analüüsinud ning uurinud, soovinud mõista ja taibata. Mida rohkem ma kirjutan, seda rohkem saan ma aru, et armastus on kõigi teemadega niivõrd tihedalt seotud, et tuleb ka armastusest ära kirjutada. Sest ma tahan armastust, nagu me kõik siin maailmas, otsimas seda sama lihtsat, aga samas kuidagi kättesaamatut ja keerulist asja, armastust. Kui jälgida kogu elavat, võib lihtsa vaevaga näha, et elus on üks väga lihtne printsiip. Me otsime head ja soovime vältida halba. Kõik elusolendid otsivad armastust, sügavat headuse, hoituse, aktsepteerituse, toetuse ja soojuse tunnet. Me otsime seda head, mis sisaldab kõike head. Ja me proovime sättida oma tegevusi selliselt, et nende tulemusena kogeksime head. Kogeksime armastust. Ja samal ajal võtame arvesse kõikide oma tegude puhul võimalust saada haiget. Võimalust kogeda midagi hoopis muud kui armastus. Seda, mis on skaala teises otsas. Valu, hirm, üksindus, hüljatus, halb, kurjus, jõuetus, saamatus. Niimoodi vaadates on tõesti elu must ja valge. On justkui hea ja kurja võitlus. Kuidas saada rohkem armastust ja vähem seda teist asja? Minul igatahes on nii olnud terve elu. Üks lihtne skeem kogu keerukuse all. Lihtsalt tahan olla armastatud. Kui elu niimoodi vaadata, armastuse otsimise vaatenurgast, võib näha, et me oleme kõik justkui samal teekonnal. Kuidas saavutada igavene armastus? Lõputu, piiramatu, absoluutne armastus. Selline elu, et seda halba otsa, kus on ebameeldivad kogemused, üldse enam ei oleks. Ilmselt otsime me kõik vähemalt alateadlikult sellist elu. Sest alateadvus ongi ju põhimõtteliselt programm, mis salvestab elus toimunut ja vastavalt varasematele kogemustele juhib meid eemale valust ja armastuse poole. Lihtsalt mõnikord paneb programm natuke puusse ja põhjustab meile armastuse leidmise asemel hoopis kannatusi. Sest tegelikult pole ju elu kunagi seesama, nagu see oli minevikus. Elu iga hetk on unikaalne ega allu mingitele lihtsatele valemitele. Seega pole võimalik pelgalt alateadvuse programmi toel tegelikult igavest armastust leida. Muidu oleksime me kõik juba igavesti õnnelikud ja armastuste ääreni täis. Oma elu jälgides olen pannud tähele, et alateadvus paneb vahepeal ikka nii puusse, et lükkab mind armastusest päris eemale. Kaugele kannatuste sohu. Kuna elu ebameeldivas otsas armastust ei paista, hakkame seal olles tihti teisi inimesi enda ümber ka soovimatult sodiga pilduma. Kui oled ikka kaelani mülkas, pritsib iga käeviibe ainult muda laiali. Ja kui teised tajuvad, et mudapilduja juurest armastust ei leia, lähevad nad ära. Lähevad armastust mujale otsima. Ja mülkas supleja jääb veelgi rohkem üksi, veelgi rohkem ilma armastuseta. Kuigi sellel inimesel on seal mudas väga valus ja ta ei taha seal olla. Kuigi ka tema tahab tegelikult olla armastatud ja armastada, siis ta lihtsalt ei oska. Millegipärast on elu ta läbi valu sinna sohu lükanud. Ilmselt ei aita mudasolijat veelgi rohkema mudaga ülevalamine. Ainus, mis aitab, on armastus. Headus, soojus, valgus.
Need omadused tõmbavad mülkast välja ja juhivad jälle õigele teele. Armastus koosneb nii paljudest erinevatest omadustest, et seda on suisa võimatu lahti kirjutada. Aga ma usun, et nende kõigi ühine joon on, et armastuse omadused ehitavad sildu, loovad võimalusi, ühendusi, koostööd. Armastus avab. Aga see teine tunne, nimetame seda kas või kurjuseks, suleb. Armastus kasvatab, kurjus kahandab. Armastus ütleb jah ja kurjus ütleb ei. Armastus viib edasi ja paneb õitsema. Kurjus hoiab kinni ja viib närtsimiseni. Ühes videos ütles Sadhguru, et kõik inimesed võiksid luua endale kas või tillukese keskkonna, kus nad saavad alati öelda jah. Ma usun, et kui me loome endale võimaluse mingis osas oma elust kõik müürid alla lasta ja olla täielikult avatud, ühendatud, koos, siis me kogemegi pidevat armastust, ükskõik mis ümberringi toimub. Meie oleme avatud, ühendatud, koos headuses. Meie ütleme oma sisemuses jah, isegi kui me peame mingil põhjusel päriselt ütlema ei. Ja enda puhul olen pannud tähele, et sellise suhtumisega peab järjest vähem ka verbaalselt ei ütlema. Järjest rohkem saab öelda jah. Jah liidab läbi aktsepteerimise, toetuse, läbi armastuse. Öeldes ei, ütleme me alati mingil viisil, et teine inimene pole aktsepteeritud. Mingi tema soov või mõte pole vastuvõetav. Kui ma ütlen millegi pärast ei, tekib alati võitlus. Võitlus tuleb selle pärast, et teisel on valus. Tal on valus, kui ta pole heaks kiidetud. Kogedes eid, lükkub inimene armastusest jällegi sammukese eemale. Seepärast proovin ma võimalikult palju öelda jah. Isegi kui pole võimalik öelda jah, proovin ma ikka öelda jah vähemalt osaliselt. Tunnustada teise inimese ja ka enda soove ja mõtteid. Võtta arvesse, et need on olulised. Öeldes jah, kas või mingil määral pole vaja nii palju võidelda. Siis on palju vähem valu ja hoopis rohkem armastust. Ja kogedes rohkem armastust, jagab kogeja seda ka teistele. Sest nagu mudas sipleja pritsib muda, kiirgab armastust kogev inimene headust. Ikka ja alati tuleb võtta arvesse ka ennast. Armastus saab ju alguse minu südamest. Kui ma ütlen endale kogu aeg ei, ütlen endale negatiivselt või laitvalt, lükkan ma iseennast samuti armastusest eemale. Ükskõik, et ütleja pole keegi teine. Ennast pidevalt maha tehes või halvustades loon ma endaga halva suhte. Ja ennast liiga vähe armastades armastan ma ka teisi liiga vähe. Seepärast proovin alati märgata, kuidas ma endasse suhtun. Kui tulebki mingi mõte, mis vääriks pigem ei ütlemist, ütlen ma ei õrnalt ja armastusega. Öeldes tegelikult kas või osaliselt jah. Niimoodi endaga head suhet hoides ja kasvatades, kasvab armastus minu sees iga päevaga aina suuremaks. Ja niimoodi käitudes hästi enda ja teistega, võimegi üsna ruttu jõuda järjest laiemasse kogukonda, kus me saame alati öelda jah. Olla alati avatud, ühendatud, toetatud, hoitud. Olla järjest rohkem armastuses. Kasvatades armastust enda ja kogu maailma vastu, tekib järjest enam võimalusi öelda jah. Ja tekib rohkem võimalusi olla armastatud ja armastust jagada. Ja kes teab, ehk ükskord jõuame niimoodi armastades tõesti selle igavese armastuse juurde absoluutselt igal pool. Oleks ju ilus sellises maailmas elada küll. Armastust.